Ma olin umbes 17, kui ma veel elasin Kanadas Winnipegi linnas. Ja seal ma sõitsin oma parima sõbraga, Sean, autoga. Me sõitsime tema isa juurde, Charles Woodis, ja me sõitsime läbi metsa sinna. See oli Winnipegi linnas üks suur mets, selle nimi on Assiniboia mets. Ja seal metsas me sõitsime, ja mets iseenesest on väga ilus, aga mina, mitte veel kristlasena, ma arvasin, et ma olin kristlane, vaatasin Winnipegi üks eriline asi, mis Eestis mina küll ei ole kogenud. Susanna vaidleb vastu, aga Winnipeg oli preerial ja sa nägid lagedust igal pool, mis tähendas, et taevas oli hästi suur alati. Ja millegipärast Jumal just näitas oma suure väe ja armastuse seal keset mandrit seal Kanadas. Wow. Niimoodi, et, see oli minu laps, et taevad alati kuulutasid Jumala au, peaaegu alati. Eestis sa näed seda harva, sest Eestis on tihti pilvine ja sa ei näe neid värve. Aga Winnipeg oli peaaegu alati sinise taevaga, mis tähendas, et õhtul sa nägid päikese loojakut. Mis tähendas, et peaaegu igal õhtul olid, mis mina ütleks, värvilised roosakad või roosamanna vahu pilved sinise ookeani sees. Mis Eestis ma näen harva, kuigi ikka nähakse neid. Ja ma ütlesin Seanile, Sean, sellepärast ma usun Jumalasse. Ma olin umbes 17, ma ei mäleta täpselt, aga sellepärast, Sean, ma usun Jumalasse. Sest, see on täpselt, mis me vaatame täna. Me näeme täna Jumala selget ilmutust. Jumala selge ilmutus on siis meie pealkiri tänaseks. Jumala selge ilmutus. Vaatame seda. Psalm 19. Laulu juhatajale. Taaveti laul. Taaveti laul tähendab, et see oli Taaveti laul, ta ise tegi seda. Taevad jutustavad Jumala au. Ja taevalautus kuulutab tema kätte tööd. Teeme korraks pausi siin. Need sõnad on väga imelised. Taevad loendavad või kuulutavad või jutustavad. See on peaaegu nagu niimoodi, kui sa vaatad taevast, nad ütlevad, et Jumal on väeline, Jumal on imeline, Jumal on tugev, Jumal on suur. Nad justkui loendavad kõik, kes Jumal on. Taevad jutustavad pidevalt, räägivad mitmekesiselt Jumalast. Isegi pilvine taevas Eestis. ja nad räägivad Jumala aust. Pane tähele, et salmis 2 siin, see ütleb Jumala au, Jumal. Sõna siin on Jumal, mitte isand, vaid Jumal. See sõna El heebrea keeles. El on nagu nimi Hesekiel või Samuel, kus El on lõpus. Jumal. Jumal on see El, E-L. Jumala au, Eli au. Nad kuuluvad, kes on Jumal. Pigem üldine sõna, nagu eesti keeles on. Kui sa ütled Jumal, kas sa räägid sellest Jumalast või sellest Jumalast. Nad kuuluvad Jumala au. Läbi taevade jutustuse me saame aru, mis on Jumala au. Ja taevalautus kuulutab tema käsitööd. Me näeme, kuidas Jumal on ise koonud seda asja kokku. Ja see on ilus. 3. ütleb, päev peab päevale kõnet ja see eeldab pidevalt. Ja öö kulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks. Üle kogu ilmamaa käib nende kõla või mõni tõlge paneb siin heebrea keele pärast, et siin on ka sõna mõõdunöör. Käib mõõdunöör üle iga asja. Nüüd teadlased pigem ei ütleks nii, aga teadlased alguses nägid, et kõik on nii korrapärane, et see kuulutab Jumalat. Algteadlased, kas need, kes uurisid tähti või need, kes uurisid inimkeha või loodus, said aru, et looja on olemas. Ja see on huvitav, kui sa paned tähele, et eesti keel eeldab loojat. Miks? Sõna loodus, see ei ole väga hea argument, aga sõna loodus tähendab, see on loodu. See on loodud. Loodu kuulutab loojat. Loodus kuulutab, et on loojat olemas. Ja see mõõdunöör, see korrapärasus igal pool, kui sa vaatad, see on see kõla, mis käib igale poole. Igale poole käib see.
maailma otsani nende sõna. Neise on Jumal püstitanud telgi päikesele ja tema päike tuleb välja nagu peig oma kambrist. Ta on rõõmus nagu kangelane jooksmas oma rada. Taeva äärel on ta lähtekoht ja selle teisel äärel on ta pöördepunkt. Nõndeid midagi ei jää varjule ta kuumuse eest. See on väga huvitav, et kogu loodu kuulutab, et on looja olemas. See kuulutab, et Jumal on olemas. See, et rakkudel on struktuur sees, on imeline. See, et vesi alati millegi pärast koguneb õhku pilvedesse ja tuleb alla, on imeline. See, et päike tuleb välja, on imeline. See, et me kudi saame hingata õhku, on imeline. See, et samal ajal, kui ma söön toitu, minu sülg tekib, minu kõht hakkab toimuma, mu magu, ja samal ajal, kui see kõik toimub, ma ei mõtle selle peale ja ma hingan ilma mõtlemata ja süda veel tuksub. Kõik, mis on loodu, kuulutab, et Jumal on väga imeline. Kõik on korrapärane ja ilus. Ja teoloogiliselt selle nimi on üldilmutus. Jumal on andnud üldilmutuse kogule maale. Kui sa vaatad ringi, sa näed, et Jumal on olemas. Roomlast 1 ütleb seda, et inimesed näevad, et Jumala vägi on olemas läbi selle, mis ta on loonud. Sa näed, et Jumal on tõesti olemas. Samamoodi, kui sa lähed metsa ja seal on kivimaja ja korsnast tuleb suits, sa ei mõtle, wow, nii lahe, see mets kasvas majaks. Sa ei mõtleks niimoodi. Sa mõtleksid, et nii lahe, et see maja oli ehitud siia keset metsa. See eeldab, et majal on looja. Samamoodi siis loodul. Ja siin see kuulutab, et Jumal on olemas. Aga sa ei saa väga kaugele jõuda selle loogikaga. Näiteks, kas on 3 ainsus olemas loodu põhjal? Kas Jumal on üks Jumal, 3 isikut või mitte loodu põhjal? Kuidas sa saad mulle öelda? Väga raske on öelda. Kas sa saad mulle öelda, et ma olen patune? No võib-olla saad, sest mina küll rikun palju ja puu väga ei riku midagi. Kas sa saad mulle öelda, et ma vajan päästjat loodu põhjal? Natukene saad. Sa näed, et kõik on rikutud ja vajab lunastust kuidagi. Kas sa saad aru loodu põhjal, kes on looja? Vaatame Apostlitegude 17. Seal on väga huvitav. Apostlitegude raamat 17, 22-30. Paulus läks Ateena linna ja seal Ateenas ta kuulutas Jeesust. Ja siis vaata, mis Paulus arvas selle kõige kohta. Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles, Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud, sest kui ma läksin läbi linna ja teie pühamuid silmetsesin, leidsin ka sellise altari, millel oli kirjutatud tundmatule Jumalale. Teie nüüd, kui tundmatu teenite, teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis selle sees, siin sees, kes taeva ja maa isandana ei ela templites, mis on kättega tehtud, ega lase ennast ka inimkättega teenida, nagu oleks tal midagi vaja. Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ette määratud ajad ja nende asukohtade piirid. Siiamaani ta ütleb, te saate aru, et on mingi loojad. No nemad kummardasid kõike. Nemad kummardasid igasuguseid jumalaid. Ja siis ta leiab seal altari, mis ei ole kujuga nagu Apollos ega Jupiter, no ma juba ajasin vist segamini, aga Jupiter, Apollos või mingi muu, vaid ta näeb ühte tundmatule Jumale. Ma ei tea, kas seal oli kuju või mitte, ja ta ütleb, see ainuke, keda te arvate, te võib-olla kummardate ja ei kummarda, ma kuulutan nüüd teile, kes see päris isand on, kes see päris Jumal on. Mitte lihtsalt mingi väike jott Jumal, vaid tõeline Jumal. Ja siis ta ütleb, ja see Jumal on üle kõige, mitte ainult üle mere, nagu Poseidon, mitte ainult üle mingi asja nagu teine Jumal, vaid tema on üle kõige ja ta on teinud kõik. Ja ühest ainsast Aadamast on teinud terve inimkonna. Ta juba hakkab rääkima Jumala sõna neile. Ja siis ta jätkab, 27. Ta on pannud neid igale poole, et nad, eestlased, kreeklased, otsiksid Jumalat,
kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. Sest tema sees me elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõne teie luulatajaist on öelnud, sest ka meie oleme tema sugu. The point on see, et miks sa hingad? Sest Jumal. Miks sa elad? Sest Jumal. Me kõik elame selles, et Jumal tegutseb. Siis ta ütleb 29. Kui me nüüd oleme Jumala sugu ehk tema näo järgi loodud, me oleme tema kaililt loodud, siis ei tohi me arvata, et Jumalus on kulla või hõbeda või kivi sarnane või nagu inimeste oskuste või kujutluse loodud. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd ta käsib kõigil inimestel kõigis paigust meil parandada. Miks? Sest nad on teeninud loodut. See on huvitav. Roomlaste kirjas Paulus samamoodi ütleb, Roomlaste 1.25. Inimkond, nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Roomlaste 1.28. Ja nii nagu nad ei hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlmatu mõtteviisi kätte, tegemas seda, mis on väär. Inimesed nägid päikest, inimesed nägid kuud, inimesed nägid metsa ja eestlane läks metsa ja hakkas ohverdama metsale. Kreeklane leidis, et ehk on mingi Jupiter, ma annan Jupiterile. Inimesed mõtlesid, päike on väga võimas, võib-olla ma ohverdan päikesele nagu Aztekid seal Lõuna-Ameerikas või Kesk-Ameerikas. Inimesed vaatasid loodu peale ja kummardasid loodut, mitte loojad, kes olgu kiidetud igavesti. Ja me leiame seda veel ja veel ja veel. Ma ütleks seda, et iga usk, mis ei ole kristlus ja piiblikohane, kummardab loodut. Iga usk, mis ei ole kristlus piiblikohaselt, kummardab loodut. Ma ütleks, et teadus põhimõtteliselt kummardab, kui see ei ole päriselt Jumala austuseks, kummardab loodut. Ma ütleks, et ateism kummardab loodut sisuliselt. Ma ütleks, et hinduism kindlasti kummardab loodut. Nemad arvavad, et kõik lehmad ja kõik on pühad. Ma ütleks, et isegi islam kummardab loodut, sest nad järgivad inimseadusi, inimkäske. Nad kõik läbi loodu on leidnud, et midagi on eriline ja Jumala asemel nad on kummardanud hoopis asju, inimesi, loomi, mis Jumal ise on teinud. Loodu läbi me jõuame ainult nii kaugele. Looduses loomulikult me näeme sügisel, et kõik sureb. Me näeme talvel, et kõik on valge ja puhas ja uinub. Me näeme kevadel, kui kõik tärkab ellu, uus elu. Me näeme suvel, et selline hinge, tõmme, igavik. Kas ei ole nii? Suvel ma saan kõige vabadust, ma saan kõike teha, mis ma üldse tahan. Ma saan reisida ja väljas olla ja vabadus. Me näeme loodus väga palju asju, mis on ilusad ja head. Me näeme, kuidas inimene peab või loodus peab justkui surema ja uuesti sünnima. Me näeme selles meie oma olukord, et meie peame surema oma minele ja Jeesuses üles ärkama. Me näeme talvel, et me saame valgemaks kui lumi. Me näeme looduses kõik seda. Aga ainult looduse järgi on väga raske aru saada täpselt, mida me peame uskuma. Sest lõpuks, näiteks ma kasutasin seda näidet kanadest, te teate, et meil on mõned kanad on väga kurjad loomad. Kui sa vaatad ainult loodu peale kanu, siis sa leiad, et kõige parem kana on see, kes on kõige kurjam. Meil on üks kuri kole kana, kelle nimi on Valge. Ja Valge nokib iga ühte. Ja on väga kole ka. Aga ta on nagu kuninganna, süüke lugu. Nii kui ma vaatan loodut, ma saan aru, et kui ma tahan juhtida, kui ma tahan midagi hästi teha kogudes, ma pean olema nagu valge kana. Nokkima kõiki. Vale. See ei ole õige. Nii et loodu ei saa mulle õpetada kõike. Mida mul on veel vaja? Meil on üldilmutus. Jumal on olemas. Jumal on looja. Jumal on puhas. Jumal on püha. Aga ma vajan täpset või spetsiifilist ilmutust. Mis ma leian siin. See on see, mis ma leian piiblist. Üldilmutus näitab meile meie vajadust Jumala järgi, see näitab, et meil on Jumal olemas, me näeme Jumalat, aga me ei näe detaile. Sellepärastki on vaja täpset ilmutust. Me leiame seda samas psalmis, psalm 8 ja edasi. Ja vaata nüüd, Taavet siin pöörab loodusest ja pöörab kohe Jumala sõna poole. Ta ütleb, Isanda seadus on laitmatu. See kosutab hinge. Isanda tunnistus on
ustav, see teeb kohtlase targaks. Isanda korraldused on õiglased, neid rõõmustavad südant, Isanda käsk on selge, see valgustab silmi. Isanda kartus on puhas, see püsib igavesti, Isanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Need, Jumala seadused, on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda. Need on magusamad kui mesi ja kui kärja mesi. Mis ta ütleb veel? Ka sinu sulasele ja need hoiatuseks. Nende pidamine toob suure palga. Taavet ütleb, see üldilmutus on imeline, aga täpne ilmutus näitab mulle, mis on tõde. Mis ma päriselt vajan. See on huvitav, vaata seda 9. salmi, korraks see seletab lahti. Kui sa oled lugenud kunagi Jeesuse sõnu, kus ta ütleb Mattiuse 6:22, silm on ihulamp, kui su silm on selge, siis on su kogu ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus. Vaata salm 9, Isanda käsk on selge, see valgustab silmi. Kas sa tahad, et su keha, su ihu oleks valgust täis, siis vaata Jumala sõna. Miks Jeesus ütleb, kui su silm on valge? Oled kunagi mõelnud, ma kunagi ei ole aru saanud sellest. Silm on valge. Ma arvan, Jeesus viitab sellele, kui sa vaatad Jumala sõna, mis Jumala tahe on, mis Jumala käsk on, siis see valgustab su silma ja kui su silm, su teerada, su elu sirge siht on selge, siis su kogu elu on selge, puhas. Ma arvan, sellepärast Jeesus ütleb seda. Aga siin Taavet ütleb, Jumala seadus, siin on veel olulisem. Kui me räägime täpsest ilmutusest, nüüd me rääksime üldilmutusest, Jumala au, kavod el, Jumala raskust, Jumala suursust, tema au. Me näeme Elli suursust, Jumala sõna, tema suursust. Aga kui me vaatame nüüd seadust, Taavet muudab oma sõna ära, ta ei ütle Jumal, ta ütleb Jahve, Isand. Vaata, mis ta ütleb. Isanda, Jahve seadus on laitmatu. Miks? Sest kui me saame täpsest ilmutusest aru, me ei saa aru lihtsalt, et on mingi Jumal, mingi loodu, vaid me saame aru, kes see looja on päriselt. See on see koht, kus me saame aru, kes on Jumal, kes on Jahve. Ja sõna Jahve, ma olen öelnud veel ja veel ja veel, aga kui Piibel kasutab sõna Jahve Jumala kohta, see viitab sellele, mis Mooses sai kolmandas Mooseses, kus ta nägi põõlavat põõsast ja Jumal ütles, mina olen, kes ma olen. Jahve on see lihtvorm. Ta ütleb, mina olen see, kes on alati olnud, ma olen see, kes on alati teiega olnud. Ma olen Abrahami, Jaakobi, Iisaki Jumal. Ma olen see, ma olen Jahve. Ja kui Taavet kasutab sõna Jahve, ta ei räägi Jumalast, mingist Isandast, ta räägib sellest isiklikust, imelisest, päästvast, lunastavast Isandast, kes isiklikult tunneb oma inimesi ja tema inimesed isiklikult tunnevad teda. Taavet ütleb, kui meil on see täpne ilmutus, me täpselt mõistame, kes on Jahve. Me täpselt saame aru, et Isand, Jahve seadus on hea, Jahve tunnistus on ustav. Nüüd räägime korraks sellest. Seadus on arusaadav, meil on seadus, seadus. Jumala seadus on laitmatu, mingit viga ei ole ja see kosutab hinge. Me võime öelda, et see annab jõudu. Kas sa tahad seadusi, mis on päriselt ilusad ja head? Jumala omad, Jahve omad on ainukesed, mis on päriselt head. Eesti seadused eksivad, aga Jumala seadus ei eksi mitte kunagi. Jumala tunnistus, Jahve tunnistus on ustav. Me võime usaldada Jumala, Jahve, Isanda tunnistust. Mis on tunnistus? Tunnistus on täpselt sama. Kujuta ette, et sa tuled siia tuppa ja on nuga maas ja on veri maas ja on kõik, mis siin toimub. Kuidas sa võid järeldada, mis siin juhtus? Sa ei saagi. Sa ei saa, kui tunnistajat ei ole. Jumal on ise tunnistaja ja ta on pannud siia tema sõna sisse tunnistust Abrahamist, Taavetist, endast, Uuriast, Hooseast, Paulusest. See on tema tunnistus. Jumal ise räägib, mis juhtus läbi oma inimeste. Peetrus ütleb, et püha vaim läbi nende prohvetide ja muude räägis, pani neid asju kirja, kasutades neid. Jumal tunnistab siin, kes ta on ja mis on fakt. See on ustav. Jumala korralduses, kuidas ta korraldab, kuidas ta seab, on kõik õiglased, nad rõõmustavad südant, nad annavad meile tarkust ja rõõmu. Kas sa teadsid, et Jumala sõna annab tarkust ja rõõmu?
kui imeline. Tema käsk, kui ta ütleb, tee, ära tee, see on selge, see valgustab silmi. Sest kui sa ainult elad loodu järgi, no kellel on õigus? Sa võid öelda, kes on kõige tugevam nagu valge kana, tal on õigus. Aga mitte Jumalaga. Ta käsk on see, mis valgustab silmi. Ma tean, mis on õige, sest ma näen Jumala silmi, ma näen Jumala seadust, ma näen tema käsku. Ja Jumala seadused on õiged, nad on paremad kui kuld, magusamad kui mesi, nad annavad tõelist meeldivust. Sina, kristlane, saad elada õnnelikult siin maa peal, rõõmsalt siin maa peal, jõuga siin maa peal, tarkusega siin maa peal, selgusega siin maa peal, sest sul on see. Ja maailmal ei ole seda. Maailm vaatab loodust ja teeb, mis ta tahab. Meie vaatame Jumala selget, laitmatut, ustavat, valgustavat sõna ja me näeme, et see on hea. Nad on hoiatuseks ja nende pidamine toob suure valga. Kuidas sa tunned täna Jumala sõna kohta? Ma küsin, mis on Jumala sõna? Mis on Jumala sõna? Mis emotsioon tekib? Mis on Jumala sõna? Kui sina lähed ujuma ja naudid Jumala loodud, sa mõtled, kui mõnus. Kui sa nagu Kalle paned mett oma pudru sisse hommikul, kui magus. Kui sa lähed välja, sa näed metsa, sa mõtled, kui võimas. Kui sa naudid, mis Jumal on loonud, sa naudid seda, mis ta on teinud. Aga kas sina naudid seda esimest poolt, Jumala loodud, rohkem tema sõna, rohkem kui tema sõna? Tema sõna on parem kui loodu. Tema sõna on parem kui see, mis sa näed. Tema sõna on parem, mis sa kuulad metsas, kuigi see on kõik ilus ja imeline. Tema sõna on magusam, tema sõna on parem, tema sõna on imelisem kui kõik muu, mis on looduses. Kuidas sina täna tunned? Ma arvan, sina ja nagu mina naudid Jumala sõna liiga vähe. Mina väga nautisin mu putru täna hommikul. Kas sina nautisid oma hommikusööki? Aga kui palju sa nautisid Jumala sõna täna hommikul? Liiga vähe. Mina nautisin liiga vähe Jumala sõna. See ei olnud nii magus kui minu puder täna hommikul. See ei olnud nii rõõmustav täna, kui lihtsalt see, ma istusin laua ääres ja oli tore. Aga Taavet siin ütleb, see on parem kui kõik muu. See on parem, imelisem, kasulikum kui kõik muu. See on laitmatu, ustav, õiglane, valgustab silmi ja need on kõik õiged. Jumala seadus, tema tunnistus, tema korraldus, tema käsk, tema seadused. Ja ta kasutab nii palju sõnu, et me ei eksiks. See on tema seadus, see on tema käsk, see on tema tunnistus, see on tema korraldus. See on kogu asi. Ja Taavet kasutab nii palju sõnu, et me saaksime aru, et kõik siin on hea. Kas sa mõistad seda või mitte? Kas sa nõustud sellega või mitte? Ja kui sa näed, et Jumal on öelnud midagi, kas see rõõmustab sind? Sest Taavet ütleb, tema korraldused, nad rõõmustavad mu südant. Jeesus ütleb, minu käsud ei ole rasked. Minu ikke on kerge. Aga kuidas meie, vend ja õde, suhtume Jumala sõnasse? See on päris raske ja tüütu ja vaevav asi. Aga see ei ole nii. Me tihti suhtume Jumala sõnasse, nagu see Jumal oleks peopidur. Aga mõtle lõkke peale või tule peale, kui sul on tuli ahju sees, see on mõnus ja annab sooja. Kui sul on lõkke platsi peal, kus lõkke on lubatud ja sa teed vahukomme, kui hea. Kui lõkke hüppab metsa, kui hea see on. Kui tuli hüppab ahjust tuppa, kui paha see on. Jumala korraldused on meie hoiatuseks ja nende pidamine toob suure valga. Et sa saaksid sellest tulest sooja, sa saaksid sellest lõkkest hea. Muidu on häving. Ja ma mõtlesin veel, kuidas meie suhtume Jumala sõnasse. Kuidas me suhtume? Kas see on magusam, kas see on imelisem, kas me rõõmustame? Miks sina täna ei taha järgida Jumala sõna? Miks sa ei nõustu Jumala sõnaga? Miks sa vaidled vastu Jumala sõnaga? Miks mina teen seda? Mis Jumal on öelnud? Mis on Jumal öelnud, mida sina ei taha järgida? Ja mida ta on lubanud, mida sa ei julge järgida? Jumal on lubanud ka väga palju head, mida inimesed ei taha nautida Jumala austuseks. Mulle nii meeldib, Keith Green oli see laulja, ma olen tsiteerinud teda mitu korda. Ma ei nõustu tema teoloogiaga alati, aga ma väga hinnan tema südant.
Keith Green oli laulja, kes suri lennuki avariis ja Keith Green tegi ühe laulu, mis ütleb, kuuletuda on parem kui ohvride andmine. Ja see tuleb Saamuli raamatus, kus Saul kuningas tahtis ohverda asju Jumalale ja mitte kuuletuda. Ja siis seal ta ütleb, justkui Jumal räägib, sina inimene räägid armust ja minu armastusest ja sa jood minu piima, kuid keeldud lihast. Ja ma leinan selle mõttega, mis siis saab, kui sa eirad veel mu sõna. Mu meelest see on nii vahva. Jumal ütleb, sa tahad piima, aga sa ei taha minu liha, sa ei taha minu sõna liha. Sa rõõmustad piimast, aga miks sa ei rõõmusta kogust asjast? Seal ta ütleb, et me peaksime kuuletuma ja armastama. Ja siis sinu juures, mis teeb seda nii raskeks? Eesti kohta ma saan öelda, et ma arvan, Eesti keskmine kristlane ei taha seda järgida. See oli üks kuulus jutlustaja Ameerikas, kes minu meelest oli tema esimene pühapäev teenistusel ja ta läks kantslisse teenistusel koguduses, kus teda kutsuti pastoriks ja ta juba küsis ja uuris, kuidas asjad on seal koguduses. Ma ei ütle, et see on parem viis, aga ta võttis piibli lahti ja ta luges loomislugu. Ta ütles, aga te ei usu, et Jumal tegi 6 päevaga ja Aadam ei ole esimene inimene. Rebib välja ja viskab maha. Paabeli torn, te ju ei usu sellesse. Viskab ära. Oi, terve maailma uputus. Te ju ei usu, et Jumal uputus terve maailma, rebis välja, viskas põrandale. Ja ta läks läbi kogu piibli niimoodi. Ja ma saan öelda, et meie Eestis, meie võiksime põhimõtteliselt keskmine inimene võiks peaaegu terve asja prügikasti viisata, sest ta ei usu seda. Ta ei järgi seda. Ta ei taha seda. Ta ütleb igasuguseid asju. Kas Jumal tõesti tegi 6 päevaga kõik asjad, nii nagu piibel ütleb? Jah. Kas Jumal tõesti uputus kogu maailma, nagu piibel ütleb? Jah. Kas tõesti Jumal ajas segi neid inimesi, nende inimeste keeli ja pillutas neid terve maailma peale? Jah. Kas Jumal tõesti pani päikest seisma Joosua raamatus, niimoodi nad saaksid võidelda veel? Jah. Kas Jumal tõesti pani päikest tagurpidi liikuma Jesaja raamatus, et kuningas näeks, et Jumal on koos temaga? Jah. Kas Jumal tõesti ütles, et kõik, mis ta on öelnud, on tõde? Kas Jumal tõesti on kasvanud Abrahami, Samsoni, Juuda, Sauli, Taaveti? Kas Jumal on tõesti teinud asju? Kas nad päriselt läksid läbi Punase mere? Jah. Vend ja õde, tema tunnistused on õiged. Kui Jumal on öelnud, et ta on teinud, siis küllap ta on teinud. Minu jaoks see valutab väga, kui ma kuulen inimesi, kes kõhklevad, kas Jumal tõesti tegi. Üks jutlustaja kunagi ütles, ütle mulle, mis sa usud esimese Moosese esimeste peatükkide kohta ja ma tean, mis teoloogia sul on. Ma tean, mis sa usud terve piibli kohta. Kui Aadam, vend ja õde ei olnud esimene inimene, mitte esimene ahvinimene, esimene inimene, ainuke inimene, ilma ahvita. Ahv oli Eedini ajas hüplemas. Aadam, esimene inimene. Kui Aadam ei olnud esimene, siis pattu ei ole. Sest roomlaste kirju ütleb, et patt tuli läbi Aadam ja Eeva. Kas tõesti madu rääkis, kas eesel ka rääkis vanast testamentis? Jah, Jumala tunnistused on õiged. Nad on ustavad. Ja sõbrad, mul on see mure, et meie teeme naeruväärseks Jumala sõna. Jumala tunnistused on ustavad. Ta ei valeta, ta ei eksita. Nüüd mul on küsimus, me tuleme tuppa ja siin on nuga maas, veri on põrandal, aken on katki, ma küsin, mis siin juhtus? Ja meie kõik targad inimesed, sest me oleme üldiselt väga harinud siin, me kõik istume maha ja arutleme, mis toimus. No mina arvan, et ahv tegi seda ja Susanne ütleb, mina arvan, et part tegi. Ja Leiv ütleb, et pardid ei saa nuga võtta, see oli inimene. Nüüd meil on suur vestlus. Ja siis tuleb Silver sisse, ütleb, tead ju, see oli minu süü, tead ju, ma tegin tööd siin noaga, ma lõiksin oma kätt, see veri kukus maha, lamp lendas, läks läbi akna. Ma mõtlesin, see oli mõrvari tseen. Nii süütu asi. Kui tunnistajat ei ole olemas, me kõik siin lihtsalt teeme oma järeldusi. Kui teadlane, kui inimene vaatab loodu peale ja teeb järeldusi, ta võib öelda, et ahv tegi, part tegi, mis iganes, mis tegi.
aga meil on siin ustav tunnistus. Jumal on öelnud, mina olen looja, mina olen Jumal, mina olen lunastaja. Kui 6 päevaga Jumal ei teinud maailma ja kõik, siis hingamispäev on mõttetu. Ta kogu argument on see, et ma tegin 6 päevaga täpselt nii, nagu on seal kirjas, literaalsed päevad, jom heibra keeles. Ja kui see ei ole fakt, miks me üldse peame hingamispäeva? Ja mina tõesti tegin inimese Aadama Eedeni aeda ja tema langes pattu koos ta naisega Eivaga. Sellepärast meil on lunastajad vaja. Ma tulin ju ahvist. Mul ei ole Aadamat vaja. Minu jaoks on see nii õudne, et inimesed võtavad Jumala tunnistust ja ütlevad, see lihtsalt ei ole ustav. See on kõik naeruväärne. Sest teadus ütles. Teadus ei ole Jumala sõna. Teadus ei ole Jumala tunnistus. Teadus võib eksida, teadus võib olla kasulik. Ma olen tänulik, et mul oli peavalu ja paracetamol on teaduslik uuritud, et see aitab mu peavalu. See ei ole kõik hurri, mis teadus ütleb. Aga teadus ei päästa siin. Teadus ei ütle sulle, mis on fakt. Teadus ei ütle sulle, mis on kõik, mis sul on vaja. Sest Jumala tunnistus ongi ustav. Ja kui see ei ole ustav, meil ei ole mitte midagi vaja. Ma olen kuulnud palju kristlasi, kes ütlevad, ma ei usu neid vanu asju, neid vanu lugusid. Nad ei ole literaalsed, need on poeetilised. Mis sa veel arvad? No, aga ma arvan, Jeesus on ikka päris ja meil on ikka Jeesus vaja. Kas meil tõesti Jeesus vaja, kui Aadam ei ole päris? Ei ole. Lihtsalt ei ole. Pauluse kogu argument on see, et Aadamast tuli patt ja me vajame päästjat. Kui mina ei võta kogu Jumala sõna, ma võin kogu asja ära visata, sest kogu asi on Jumala sõna. Tema tunnistused, seadused, kõik, mis ta on öelnud, käsud on õiged. Ja kui me viskame ühte välja, me põhimõtteliselt võime kõik ära visata. Ja kui sina täna mõtled, tead ju, vahet ei ole, oluline on lihtsalt see, et ma usun Jeesusesse, siis ma küsin, kas sa usud Jeesusesse? Inimesed ei tõuse surnust. Inimesed ei suri ja tule tagasi. Inimesed ei tervenda. Need, kes ei saa kõnnida, inimesed ei tervenda pimedaid silmi, inimesed ei kõnni vee peal. Kuidas sa tead, et Jeesus on päris? No, sest ma usun. Ja ka Jeesus on öelnud, kogu seadus on õige. Ta ütles, et mina olen tulnud täita kogu seadust. Ka esimese Moosese raamatut. Kes tuli purustada mao pead? Jeesus. See poeesias ei ole päris. Nii, kui ma olen natkene karm, siis sellepärast ma olen mõelnud palju selle peale. Vennad ja õed. Jumala sõna, Jumala tunnistus, Jumala seadus on ustav, õige, teeb sind targaks, aitab sind. Ilma selleta sa oled nii rumal, kui tõesti ahv, kes saab inimeseks. Aga mina ei ole ahv, mu vanaisa ei olnud ka ahv ja mu vana-vana-vanaisa ei olnud ka ahv. Minu päritolu läheb Aadamani välja. Ja tema langes pattu ja mina vajan päästjat. Ja mida Piibel ütleb? Jeesus, Jumal ei saa inimeseks täpselt. Ja siis Jeesus elas perfektse elu. Keegi pole perfektne. Jeesus päriselt suri. No inimesed tõesti surevad. Jeesus tõusis taas, aga inimesed ei tõuse taas. Jeesus võitis surma. Ja vennad ja õed, Piibel ütleb, et surm on meie vaenlane. Evolutsioon ütleb, et surm on meie suur kasutegija. Evolutsioon ütleb, et surm tõi meid esile. Aga Piibel ütleb, surm tapab meid, sest pattu palk on surm. Jumala sõna on see, mis meil on vaja. See on ilmeksimatu täiuslik, kogu täius ja täiuslik. Ja see viisola laul, mis me kunagi oleme laulnud siin koguduses, ütleb niimoodi. Jumala sõna tõde on, et teaks me õiget teed, me elu kindlaks aluseks teed kõiges näitab see. Jumala sõna püha on, veatu täiuslik. Ei kuskilt mujalt tõde leia, sõna külluslik. Vennad ja õed, ärme ütle, et Jumal ei ole ustav. Jumala tunnistused on ustavad. Kui ta on öelnud, küll ta on öelnud põhjusega. Kui ta on peitnud mingi detaili, küll ta on peitnud detaili põhjusega. Me ei pea kõhklema, kas ta päriselt ütles, mis oli see suur asi, mis juhtus Eedeni ajas. Madu tuli ja ütles, kas Jumal tõesti ütles? Jah, Jumal tõesti ütles. Jäta mind rahule. Kui Jumal ütles, ta ütles küll. Jäta mind rahule, Madu. Me elame ühiskonnas, maailmas, mis on Jumala sõna vastu. Meie maailm ei ütle, et see on õige. Meie Jumala sõna kohta ütleb, et see on vale, see on muinasjutt, see ei ole oluline. Mõni asi on seal ilus.
Aga Jumal ütleb, Taavet teab, et Jumala seadus on täiuslik, ta tunnistus on ustav. Taavet teab, et Jumal ei eksita. Ta teab, et ta seadus on laitmatu, see kosutab hinge, et ta tunnistus on ustav, see teeb targaks. Kas tahad tõesti targaks saada? Kraadid ei aita. Suure kraadi, magisterkraad ei tee targaks. Doktorkraad ei tee targaks. Jumala tunnistus on ustav, mis teeb targaks. Tema korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Maailm ei paku sulle seda. Käsk on selge, see valgustab silmi. Tema seadused on õiged, need on paremad kui kuld ja mesi. Ja need on hoiatuseks ja nende pidamine toob suure kasu. Kas sa tahad, et tasu? Kas sinu tahad, et sinu elus oleks suur palk sinu elu pärast? Ma elan täiesti hästi Jumala austuseks. Ma tahan, see palk ilmselt ei ole majad ja rahad ja kõik muud, sest ma näen kõik ustavamad inimesed tavaliselt ei saa neid asju. Aga kas sina tahad, et su palk oleks suur, siis pea Jumala sõna. Kas sa tahad, et siin oleks selge hoiatus, siis pea tema sõna. Kuidas noor inimene hoiab oma teerada puhtana? Sinu sõna järgi. See on see lamp, mida mul on vaja siin maailmas. Jahve isanda on öelnud, kes ta on, ja siin on see imeline asi, see Jahve isanda on öelnud, kes ta on. Kui Vana Testament ei ole päris, siis Jeesus ei ole päris, aga tänud Jumalale, et ta tunnistused on ustavad, ta ei eksita ja need teevad mind targaks. Jumal on öelnud, mina vajan päästjat, Jeesus, Jumal on see päästja, Jeesus tuli, et mind ja sind päästa, Jeesus elas täiusliku elu, Jeesus tõesti läks ristile, mitte poliitiliselt, vaid et ennast ohverdada, Jeesus tõesti kannatas meie patu, Jeesus võttis meie süü, Jeesus võttis meie karistuse, Jeesus suri päriselt, ta oli maetud ja 3. päeval Jeesus tõesti tõusis füüsiliselt, ihuliselt taas, mis ei juhtu, kui ei oleks ime, sest ta on Jumal. Ja Jeesus on võitnud surma, meie tõeline vaenlane, ta on võitnud patu, meie veel suurem vaenlane ja ta tuleb taas kunagi meid lunastama, mitte lunastama hinge poolest, vaid siit maailmast. Et me enam ei pea siin vaevlema. Vend ja õde, see on imeline. Ja Taavet võtab seda kõike ja siis tunnistab üles, kuulutab Jumalale midagi imelist siin salmi lõpus. Ta ütleb niimoodi, 13. Eksimused, kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks. Ta ütleb, ma isegi ei taha midagi valesti teha, isegi väiksel moel, salajal moel sinu vastu, Jahve. Ka ülbeta pattude eest, hoia mu oma sulast. Ärgu neid valitsegu mind, siis ma olen laitmatu ja ma olen vaba paljudest üleastumistest. Jumal, ma tahan, et mu elu oleks sulle meelepärane. Ma ei taha, et ma teeks pattuse vastu nii suur või väike või mis iganes. Ma tahan, et kõik oleks sulle meelepärane minu elus. Küsimus kristlane, kuidas sa tead, mis on õige? Kas sa vaatad loodu peale või Jumala sõna peale, mis on laitmatu? Sa vaatad Jumala sõna peale, sa tead, mis on õige, sa tead, mis on tõde. Ja siin on see imeline asi. Ma ütlesin eelmine nädal, aga vaatame viimast salmi. Olgu sulle meelepärased mu suukõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, isand, mu kailju ja mu lunastaja. Kas sa tahad, et kõik su eluteed oleksid meeldivad isandale? Siis elata sõna järgi. Hebralaste 11 ütleb, et meie kõnnime usus ja ilma usuta ma ei saa isegi midagi teha, mis Jumalale oleks meelepärane. Ma usun Jumal, et sa oled öelnud, ma usun, et sa palgad neid, kes siiralt otsivad sind. Ma tõesti usun, et see, mis sa oled öelnud, on fakt ja ma kõnnin usus sinu järgi. Ja siin on see imeline asi. Ja kui ma teen kehvasti, kristlane, nagu sina ja mina mõlema teeme, siis meil on midagi parem kui lihtsalt see, et olgu sulle meelepärased mu kõned ja mu südame mõtlemised, vaid see, et Jumal, ma hüüan Jeesuse nime appi. Tee kõik, mis on ebameeldiv minu elus, meeldivaks. Ja see ilmene fakt on see, et see üldilmutus ei aita, aga see täpne ilmutus ütleb, et ta puhastab meid kogu üle kohtust, tee meid õiglaseks nagu Jeesus ise läbi selle usu, peseb meid puhtaks, lunastab meid justkui igapäevaselt meie patust ja meie lootusetusest. Ja siis Jumal tahab, et sa järgid teda. Nii, kristlane, võtame kokku. Jumal tahab, et sa usuksid teda, usaldaksid teda, ta tunnistused on ustavad, ta sõna on laitmatu. Ta tahab, et sa usuksid seda.
Ta tahab, et sa järgiksid seda. Ta tahab, et sa ei kõhkleks. Loomulikult me võime küsida ja uurida. Mina uurin Jumala sõna siin. Ma vaatasin Jumala sõna, vaatasin heebri keelt, me uurime. Me vaatame, kas see on nii, kas see ei ole nii. Aga me ei pilka Jumalat. Me ei ütle, et Jumal, nagunii see pole fakt. Me ütleme, Jumal, ma ei saa aru, aga küll see on. Näita mulle, kuidas see fakt on. Näita mulle, kuidas ma pean järgima siin. Ja ma lõpetan nende salmidega 8, 9 ja 15. See on see samast salm 19. Isanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge. Isanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlased targaks. Isanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Isanda käsk on selge, see valgustab silmi. Olgu sulle meelepärased mu sõukõned ja mu südame mõtlemised sinu ees. Isand, mu kalju ja mu lunastaja.